Tere, minu nimi on Triin ja täna ma näitan teile, kuidas siis räätsasi teha oma ise tehtud või kõige käepärasemate vahenditega. Et selleks läheb meil vaja siis kahte sükest emapuud. Et see on siis paju süke oks või pajuoks jah, et mis on siis sükse mehe pöidla jämedune. Neid on siis hea 2 tükki, kui on. Siis on meil vaja siia räätsale selliseid ristipuid, 4 tükki, et 2 sinna, kus on varvas ja 2 sinna, kus on kand. Need võiksid olla siis, need võiksid natuke peenikesemad olla kui need, aga see puu on süke hea juba. Siis on meil vaja nööri, sükest tugevat. Ja siis väga hea on ka süke kumm, süke konksudega. See saab kanna taha tõmmata. See on vaja sükest põimimiseks sükest natuke jämedamat pajuoksa ja natuke ka peenemat. Nii, aga et kuidas siis alustada? Alustada tuleks sellest emapuust siis. See on vaja sükse poolringi või sükse ovaalse kujuna siia saada ja painutada ta just selliseks. Et sellepärast on hea tegelikult seda tegevust, seda põimimist teha üldse kuskil siseruumides. Et siis on oksad on pehmed ja nad painduvad paremini. Et nad ei tohiks katki minna, et nad ei tohiks ragiseda. Just emapuu puhul on oluline see, et ta jääks kindlasti terveks. Ja siin ei olegi hakata vaikselt niiviisi painutama teda siin põlve peal aeg-ajalt ja järjest rohkem siis. Ja lõpptulemusena siis ta peaks jääma midagi sellist, siukse ilus kuju. Kinni saate siduda siit alt. Siukse pakinööriga, hea tugev nöör. Siin on siis mul varbad. Siin on need 2 ristipuud varvastel. Ja siin on mul kand. Ja siin on 2 kannapuud. Need võiksid siis olla, ideaalis siuke, siin on, ütleme 2 senti, 1,5–2 senti võiks ideaalne vahe siin olla nendel kahel. Ja siis, mis ma järgmisena tegin, oli see, et ma hakkasin neid siia vahele, neid puid, neid selliseid oksi panema, selliseid natuke jämedamaid, mis siis läheksid siia vahele. Et alt, ülevalt ja nii ta läheb siia vahele. Nii, ja neid ma panin, ütleme 10 tükki selliseid siia risti. Või tähendab pikku niiviisi. Ja risti saab, võite ka panna puid või selliseid võrseid oksi. Ja selleks on siis need väiksemad. Need sobivad selle jaoks kõige paremini. Nad on peenemad, painduvad paremini, lähevad siia vahele, nii siia risti. Ja muidugi võib ka panna diagonaalselt igatipidi siia vahele, et mida rohkem põimite, seda parem. Ja hea on ka nende räätsade puhul see, et kui teil siia mõni oks ära kaob või kukub ära või läheb puruks, et siis seda peenikest värki te leiate alati kuskilt kraavipervelt. Et paju on meil ohtralt. Et siis saate sealt kohe asendus leida. Nii, aga siia peale olen ma siis võtnud tavalise mingisuguse suusasideme ja see on siis tavaline kumm. Et kuidas nad jalga käivad, ongi nii, et panen kõigepealt selle osa siit paika, fikseerin ära siit pealt selle ja tõmban kanna tagant selle kummi siia kanna peale ilusasti ja räätsad ongi valmis minul. Ja rohkem ei olegi nagu vaja. Väga lihtne.